Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, mida ta tahaks teile praegu edasi öelda. Nii, kõigepealt vaatame, mis energiatest olete. Mõelge palun iseenda peale. Ja proovige aru saada, kas see iseloomustus käib teie kohta või mitte. Nii, vaatame, mis energiatest te praegu olete. Praegu te olete suhteliselt tasakaalus, hästi harmoonias, iseendaga saate väga hästi läbi. Aga teil käib mingi kemplemine armastusega seotud teemade suhtes. Ilmselt ei ole, te olete saanud sealt mingisuguse kaotuse, mingisugused illusioonid ilmselt on teil langenud, eks ole. Praegu kuidagi mõtlete selle armastuse peale, et kui palju teil on puudus elus seda armastust, kui mahajäetuna olete ennast tundnud, kui palju on teil illusioone nii-öelda purunenud. Teil on praegu sellised, muidu te ise olete hea harmoonias, aga lihtsalt mõtlete armastusega seotud teemasid praegu enda sees hästi palju läbi. Nii, mis energiat teil praegu on? Teil on kahju raisatud ajast, eriti nendel naistel, kellel on olnud mingisugune sihuke hea läbisaamine inimestega või mingi kollektiiviga, aga sealt on kuidagi mingi kaotus olnud. Te olete tohutult selles olnud pettunud, see on teile väga haiget teinud. Sest teistel on hea olla, aga teie olete mingites oma nagu muredes, te ei ole nagu välja saanud tulla, eks ole. See on mingi mineviku teema, see ei ole praegu see mingi mineviku teema, et miks ma nii palju aega, et küll ma olen rumal, miks ma nii palju aega raiskasin ära, selle asemel, et elu võtta palju kergemalt, mitte jääda sellesse mineviku kaotusesse või kurbusesse või leina kinni, kuidagi selline. Te armastate väga õiglust, aga tuleb ette olukordi, kus te ise käitute mitte ausal viisil. Kas te ei räägi teinekord asju inimestele välja või kuidagi ei julge otse neile asju näkku öelda, räägite kuidagi selja taga teistele, aga inimesele endale ei julge öelda. Siin on jah, mingid tagaselja käitumised, tagaselja rääkimised. Et ise arvastate väga hea õiglust, aga ei ole ise ka kahjuks päris nii sirget teed käinud. Jah, et aeg-ajalt ütlete, et mul ikka juhtub seda, et ma ei naudi seda, on ju. Aga minu eesmärk on saada emaks. Ja ma tahan, et see teostuks minu jaoks võimalikult kiiresti. Minu unistuste täitumist takistavad minu selja taga tehtud võib-olla ka mingisugused maagiad, sõnumised, lausumised, et keegi selja taga, isegi piisab, kui öeldakse mõttes mingisugused asjad ära, et siis nagu teine võib-olla ei saa lapsi, et mul on nagu raske selle teeni minna, et mu unistused täituvad, sest keegi ei taha, et mul läheb hästi. Siin on mingi maagia tegemine. Mind räägitakse, klatsitakse palju selja taga ja võib-olla see ka ei lase minu unistused täituda. Aga ma väga loodan, et üks päev tuleb mu ellu armastus, mees, kes mind päriselt armastab. Ja ma tõesti astun siis oma armastuse eest välja, ma hakkan oma armastust kaitsma. Ma ei lase enam teistel inimestel seda armastust nagu ära hävitada või jalge alla tallata. Siis ma hakkan kaitsma oma armastust, ma astun selle eest välja. Te olete kaotanud nii palju võimalusi, mida elu on teile andnud.
Ja siis imestate, et issand, aga miks mul osad asjad üldse välja ei tule, et asjad kukuvad nagu täiesti koost ära, onju. Sellepärast, et ei ole neid võimalusi, te olete tõesti need võimalused maha maganud. Teile anti palju suurepäraseid võimalusi elus, aga te olete lihtsalt nad nagu räigelt maha maganud. Et ma ju ootasin nii seda hetke, aga ei, see hetk olete, ja neid on palju olnud, mida te olete mööda lasknud. Te tahaks nüüd jätta raskused selja taha. Kui mul on raske, ma eemaldun sellest teemast ja ma lähen ja parandan ennast, kogun jõudu seni, kui ma olen täiesti jälle teovõimeline ja saan jälle oma elus teha asju, millega ma valmis olen. Te olete õppinud tegema pause, et kui energia jääb väheks kuidagi, energiat lähevad kuidagi hapuks, olemine hapuks on ju, olete tige, kuri, saate aru, et jõudu ei ole. Ja siis te selle, ja olete võib-olla mingeid raskusi endale kas pähe juurde mõelnud või oletegi kedagi väga palju aitate, aga enam ei jõua. Justkui elate teiste inimeste elu, te olete õppinud nüüd seda maha võtma, seda pausi peale panema ja lähete lihtsalt eemale, laadite ennast uuesti täis, et täita ennast oma elujõuga. Seda te olete nüüd viimasel ajal õppinud. Ütleme mingi aastakese jooksul või kuskil niimoodi. Mis teil praegu elus toimub? Aga teil on jah mingisugune kaotuse teema, mingid hirmud on teil pere teemaga, just perega seotud asjadega, aga need on läinud transformatsiooni. Need hirmud on hakanud välja tulema, et te olete juba sellega kuidagi tööd teinud. Seda näitavad kaardid. Nii. Kui te nüüd ära tundsite, et see on nagu teie teema, siis järgmine antud video peaks teile sobima. Kui mitte, siis valige mingi teine teema, mingi teine video, mis teid kõnetab. Sest see on siiski üldine video, ei ole nagu eraldi niimoodi. Nii. Aga hakkame siis vaatama, et mida see mees, mida ta tahaks teile praegu edasi öelda. Eks te ise igaüks teate, kes see inimene, kes see mees teie jaoks on. Nii, mida see mees tahaks teile praegu edasi öelda? Tal on praegu see võimalus minu kaudu rääkida. Nii, mis see on, mida see mees tahab teile praegu edasi öelda? Mul oli sinu suhtes nii palju unistusi. Ma mõtlesin igasuguseid võimalusi, kas sulle kirjutada, sinuga ausalt rääkida, teha mingeid edasisi plaane. Aga mul need plaanid tehti kuidagi maha. Need nulliti ära. Ja siis ma olin nagu väsinud. Ja ma olen nagu väsinud sellest kõigest, et ma ainult mõtlen, ma unistan, aga ma tahaks füüsiliselt neid asju sinu suunas nagu teha, mis ma olen plaaninud. Aga mul need nagu kuidagi rikuti ära. Kõik mõõgad seljast, ta nagu üritab veel. Et äkki ma saan sulle helistada, äkki see viimane kõne ikka, et no üritan. Ei, ma ei jõua, mul ei ole jõudu. Et mul on nagu võhm väljas. Aga teie tunnete ennast siin väga hästi, on ju. Näitab, kuidas te siin õitsete, puhkate, joote siin veili, loete raamatut. Räägi mulle palun, mis asi see oli, mis nagu sinu plaanidele selle naise suhtes, et need maha tegi. Kes tegi maha need? Kes need ära hävitas? Mis asi see oli? Ahaa, kõrvaliste mõju mehele. Et need, kes teadsid teie nagu suhtest, need tegid seda meest maha. Ründasid sõnadega. Aga mees kaitses ennast, võib-olla kaitses ka teid. Sest tal on teie suhtes nagu plaanid. Ta peab teie suhtes plaani, et kuidas käituda ja mida teha. Näete, jälle plaanid. Imperaator. Ta on tegelikult oma asjades, ta on suhteliselt enesekindel tegelikult ja piisavalt ka julge, aga just see, et teda tohutult nagu oma sõprade või tuttavate poolt rünnati, et mida sa teed, no kuidas seal öeldi, et see nagu võttis mul selle motivatsiooni täiega maha. Nii, okei. Mida sa tahaksid praegu edasi öelda selle naisele, kes praegu seda videot vaatab?
mida sa tahad sellele oma naisele edasi öelda, ütleme nii, mida sa tahad oma naisele, noh, mitte abielunas, vaid noh, see, kellega sa läbi käid, on ju, kes on sinu kallim, armsam. mida sa tahad sellele oma armsale, kallile naisterahvale edasi öelda? ma olen sinust nii palju unistanud. ma olen sinus väga kinni. ma ei tahaks mitte kellelegi, ma ei tahaks mitte kellegagi jagada. ma tahaksin hoida lihtsalt siin peidus, et mitte keegi ei näe, et sa mul olemas oled. Sest sina oled ainult minu varandus. Sa oled minu oma, mõistad. Ja ma olen praegu justkui pooduseisus. Mul on mõtted kõik tagurpidi, ma justkui ei saa kuskile minna, justkui ma ei saa midagi teha. Aga tegelikult on see võti siin käes, näed, olemas. Kui ta tahaks, väga pingutaks, ta saaks väga hästi ennast nendest kettidest vabastada, luku lahti keerata. Aga naine ikka ootab, näete, naine ikka ootab, sest tal on hea, ta ootab, tal on hea, ta on külluses. Isegi võib-olla kui mitte rahalises, siis hingelises külluses. Nii, mida sa tahaksid praegu oma naisele edasi öelda, oma armsamale, oma kallikesele? Kuidagi praegu on jah mingisugune paus tema poolt teie suhtes. Aga näete, et ta ikkagi peab plaanid ja praegu meie vahel on paus. Ma loodan, et see paus meie vahel ei jää liiga pikaks, sest mul on ikkagi sinu suhtes plaanid, ära unusta. Minu plaan on sinuga abielluda, sinuga hakata koos elama, luua pere. Mida sa tahad praegu oma kallimale edasi öelda? Ma lasin kõik vanad asjad, hingehaavad, ma lasin lahti. Mul tuli sellega väga palju tööd teha, sest igasugused hirmud tulid mul ülesse, aga ma olengi transformatsioonis, mul käib praegu töö iseendaga, oma tunnete ja mõtetega ja ma üritan hoida tasakaalu. Sa oled minu jaoks väga kuum, väga ilus, kütkestav naine. Ma tahaksin nii sind armastada. Ma tahaks, et see armastus oleks meie vahel lõputu. Ma tahaks nagu nii teie poole lihtsalt siin nii-öelda kihutada, aga kahjuks mündid liiguvad aeglaselt. Aga tal on nagu siuke lõpmatu armastus nagu teie vastu. Mida ta tahaks teile praegu edasi öelda? Et ega ma ei jäta, ma praegu puhkan, mul on, ma pean natuke millestki taastuma. Siin oligi, et ta oli mingisugune, et teda rünnati siin kas sõnade või tegudega või kas sunniti pausile või ta pidigi nagu targalt käituma. Et ta praegu ütleb, praegu mõtle meie suhte üle, ma pean mingeid plaane, sest ma tahan nagunii sinuga kohtuda ja ma tõesti kaitsen ennast. Kui mind uuesti ründatakse, ma olen valmis meie armastust kaitsma. See mees on päris tugevalt häälestatud teie suhtes positiivselt. Temale on see asi väga tõsine. Ta ei tee nagu nalja. Seda ma tajun. Olenemata sellest, et ma tahaks kuidagi salaja sinu poole liikuda. Mul on omad hirmud. Ma tahaks neid kuidagi varjata sinu eest, aga seda ma ei varja, et ma sind armastan. Ma olen seda valmis kõigi ees näita, ma olen valmis isegi kõigi ees sinu käest nagu kätt paluma. Ma ei karda kuulutada tervele maailma, et ma sind armastan. Lihtsalt ma tahan varjata oma hirme, mis mul on. Ma tahan, et sa minu hirme ei näeks. Aga minu hirmud ei sega sinu poole liikumast. Mida see mees tahab teile edasi öelda? See paus on ajutine. Ma luban sulle,
see paus praegu on ajutine. ma üritan nüüd saada tasakaalu. mul on väga kurb, anna mulle andeks, palun, et meie vahel sellise pausi, pika vahemaa olen nagu tekitanud. see võis ka mees muidugi haigeks jääda tänu nendele sihukestele sõprade või halvale ütlemisele, käitumisele. võib-olla ta jäi ka haigeks ja põdes tükk aega. Sest ta oli päris šokk, kuidas ta sõbrad nii-öelda nagu noa selga lõid selja tagant, onju. Suht sihuke suur reetmine nagu tuttavate, heade tuttavate poolt. aga ta praegu hakkab toibuma, ütleb igal juhul, et anna andeks, aga ma tahan sinu poole tulla. Nii. oota, palju mul neid, ma vist siin mingid kaardid olen juba segi ajanud. no ei saa ju neid vargakaarte siin nii palju olla. ma olen midagi segi ajanud. huvitav. või ma arvan, et ma ajasin segamini. Ta ütleb, et isegi kui juhtub niimoodi, et sa oled minust rasedaks jäänud, siis tead, kullake, las see olla kõigile näha, et las see laps jääb ellu. ma olen nii uhke selle üle, et ma lihtsalt nagu ootan hetke, et seda nagu teistega ka kuidagi jagada. et minu jaoks on see nagu tippsündmus. ma ei taha, et sa varjad seda, kui sa minust rasedaks jääd. et jah, muidugi see lihtsalt juhtus, on ju, kogemata, mitte salaja, aga juhtub, on ju. et kui sa oled minust nagu rase, palun ära varja seda. oota, kas see paus on kelle poolt tulnud? kas see paus on tulnud naise poolt? oota, praegu ma hakkan mõtlema, miks see paus on tulnud. see naine oli siin rahulik, stabiilne, on ju. kelle poolt see paus on tulnud? nii, aga ma ei küsinud, kas see paus tuli naise poolt? kas see paus tuli mehe poolt? huvitav. kas see paus tuli hoopis kuskil kolmanda osapoole pärast? teate, siin ei olnudki ei mees ega naine ei teinud seda pausi, vaid see tuli mõlemale väljaspoolt. Nad said mingisuguse kurva sõnumi või neid kuidagi viidi lahku. Igalühel oli mingi oma põhjus, miks nad kokku ei saanud. Ja see mõlemaid tohutult kurvastas. Nad nii igatsesid üksteise järgi, et ei maitsenud ei söök ega jook, on ju. Nad üks kurvastab siin, teine kurvastab siin, on ju, voodis. Aga mõlemaid viidi eri põhjusel lahku. Nii et see ei olnud ei mehe ega naise süü. Siin olid mingid teemad juhtusid. Miks nad läksid lahku, on ju. Nad ei tahtnud üksteisest lahku minna. Aga mis saab? Kuidas ma küsin? Kas te varsti jälle saate omavahel kokku? Kas te varsti saate omavahel kokku? No mees teeb kohe kindlasti plaane. Kas te saate varsti omavahel kokku? Mul on eriplaanid. Ma tahan seda ellu viia. Issand, kuidas ta peab plaane teie suhtes. Siin on kaartplaan, siin on maailmakaart plaan. Näed, tal on siin erinevad variatsioonid, et kuidas, mida ta tahab teie suhtes teha, on ju. Ja siis võtabki nagu selle tee ette ja näed, et mul on sihtkindel, et tema mees on nagu, kes tuleb teie poole, kas ta tuleb teile külla või, sest mehel on kindel plaan ikkagi teiega uuesti kokku saada, ta ei jäta seda suhet niimoodi. Ja mida ütlevad, vaatame teiste kaardidega, mida tahavad kõrgemad jõud, paneme selle kokku siis. Mida tahavad kõrgemad jõud öelda selle suhte kohta? Mida tahavad kõrgemad jõud öelda selle suhte kohta? Siin jääb naine rasedaks, kui ta juba praegu rase ei ole.
ja, ja see laps on sündinud armastusest. Ja et nende vahel pidigi olema päris pikk vahemaa, pikk kaugus, aga mees on nagu see, kes peab olema aktiivne naise suhtes, jätma oma uhkuse, oma emotsioonid selja taha ja võtma ise naisega ühendust. Sest naine siin on hästi õnnelik, hästi rahulolev, et see torn saatanaga, et see tuleb nagu, siin tuleb sellised asjad, mis on nagu noh, mingid kiusatused on ju, mis teie suhtes on, et need tuleb ära lammutada, seda tehakse ja siis mees vabaneb ja tulebki tohutu armastuse kariga naise poole ja naine on siin rase ja ootab teda juba siin nagu sellise külluse vaagen on tal ja ootab juba meest nagu külla. Ja mina arvan küll, et selles suhtes on selline asi, et naine jääb siin rasedaks, kui juba ei ole rase ja see mees tuleb ja võtab temaga ikkagi ühendust. See paus, mis oli, see pidi olema määratud võib-olla isegi rohkem mehe jaoks, et mees töötaks oma sisemiste nende oma mõtete ja asjade üle, teeks tööd, et ego läheks väiksemaks. Ja ta saab sellega väga hästi hakkama. Ta on tubli, ta saab hakkama. Ja kas see paar hakkab kunagi koos elama, küsime. Kõrgemad jõud, öelge, kas see paar hakkab kunagi koos elama? Oleneb, mis valiku, aga mees on ikkagi aktiivne, ma räägin. Mees võtab otsuse vastu. Ta küsib võib-olla kellegi käest ka minevikus nõu, et kuidas teha. Võib-olla isegi käib kuskil kellegi naise juures, küsib nõu ja siis ta peabki tegema valiku. See on nüüd kas siis mehe valik või et kas sellest saab paar, siin oleneb palju mingitest valikutest. Veel ei ole lõplikult see kirjas nii-öelda nende eluteel, sest et siin on mingid valikud hästi olulised. Oleneb, mis valik tehakse, sellest oleneb, kuhu poole see suhe läheb. Kas naine on õnnelik? Kui ta nüüd praegu rase on või rasedaks jääb, kas naine on selle raseduse üle õnnelik? Kas naine on selle raseduse üle õnnelik? Teate, mis ta algul kurvastab, sest ta mõtleb, et issand, et on ju alles poisikene. See tähendab, et teie vanuse vahe on ikkagi suhteliselt, no ikkagi on, sest see mees on noorem. Et issand, et mõtle, et ma jäin rasedaks, aga et ta on ju nii noor, on ju, et ta ei tea veel elus midagi, tal on nii vähe elukogemusi, on ju. Kas ta ikka teeb õigeid valikuid? Ja siis näitab, et poiss sirgub meheks, võtab vastutuse ja näete, hakkab seda suhet ja seda kõike kaitsma. Et tegelikult naine näeb, kuidas mees oma tegudega hakkab näitama talle, et ma olen mees. Ma ei ole enam poisike, ma olen mees ja ma hakkan meie armastust kaitsma. Et kui sa näed, et mees hakkab armastust ja armastust kaitsma, kas sa siis oled õnnelik, et sa nagu last ootad? Ta ütleb, ma olen võimeline ka üksi selle lapse üles kasvatama. Aga ta mõtleb ka abordi peale. Aga see lihtsalt tapaks mehe ära, kui ta seda teeks. Siin on, ma räägin, et siin on mingi variantide küsimus, on ju. Sest naine peab seda oma meest nooreks, poisikeseks alles. Et ta ei suuda veel piisavalt vastutada, et koos perekonnaga olla. Kas ta siis, ma ei tea, mida see naine mõtleb. Ta arvab, et see mees ei ole veel piisavalt mees, et suuta perekonda üleval pidada. Et ta praegu mõtleb, mida teha. Kas jätta laps alles või mitte. Aga mehele, kui ta nagu teeks abordi, see lihtsalt, see laastaks mehe täielikult ära. Sellest ma vaatasingi, et siin oli see valikute kaart. Et siin oli see valikute kaart. Et kõik oleneb siin valikutest nüüd. Vaat seda kõrgemad jõud rääkisigi, et siin ei ole praegu mitte midagi kindel. Aga sellega on siis praeguseks kõik. Ma tänan teid, kallid vaatajad. Pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar. Uued tulijad vajutage tellinuppu, see on tasuta.
ja vajutage musta kellukest, siis edaspidi tulevad teile alati teavitused, kui ma olen mingi uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki, jääme jälle nägemiseni.